räägivad nad siin midagi huvitavat ka või? Lugemisest räägivad. Just võtsin ette, nad ütlevad, et noored ei loe enam nii palju. Ei tea, kas see on tõsi. Millal sina viimati lugesid? Ma olen lugenud, aga mitte nagu koolivälisel, selles konkreetselt ei ole aega. Mis ma arvan, et on enamus inimeste jaoks probleem. Ma tean väga palju inimesi, kellele meeldib lugeda. Kuid kes lihtsalt ei jõua. Meil on praegu ka eksamite aeg tulemas, et sul ei ole aega võtta ette raamatut ja lihtsalt huvi pärast, lõbu pärast lugeda. See on tõsi. Kui on aega võtta ette raamat, siis see raamat on ilmselt õpik, mitte ajaviitekirjandus. Kuigi sellest hoolimata leiame ennast umbes kord nädalas raamatupoest väljumas uue raamatuga. Aga siin raamaturiiulil nad tolmu koguma ajavadki. Jah, eks nad rääkisid ka sellest, kuidas pensionärid rohkem loevad. Nad ei loe küll digiasju, mida nad meie generatsioonis on palju levinum see, et sa võtad ette näiteks kas siis audio raamatu või e-lugeri kuidagi, et see lugemine on kindlasti erinev meie ja teiste generatsioonide puhul. Samas me ei ole ka võib-olla see, et mul on 10 last ja 10 tundi tööd päevas on ju veidi liialdusena, aga et võib-olla veidi rohkem aega lugeda kui keskealistel näiteks, et see olen. Ma mõtleks, et noored kindlasti ei ole need, kes kõige vähem loevad. See on tõsi. Ma ütleks, suhteliselt palju on ühiskonnas ja meedias seda just hirmu, et oi ei, kes see loeb ja eestikeelne raamat kaob ära ja raamat üleüldiselt kontseptsioonina kaob ära just sellepärast, et noored on rohkem huvitatud ekraanidest, on rohkem huvitatud sotsiaalmeediast, lühisisust, kui on huvitatud kirjandusest. Aga eks siin tuleb mingil määral kindlasti mängu see ajapuudus, mis on tõsi, noorena sul on prioriteedid teised ja esimene raamat, mille sa kätte võtad, ei ole üldiselt lõbu pärast, vaid ongi siis akadeemilistel eesmärkidel. Aga kindlasti mängib siin ka rolli see, et noortel on nii väga välja kujunenud see võib-olla lugeja iseloom, lugeja vaated. Kui sa mõtled kas või oma enda vanemate peale, siis nad on nii palju lugenud, nad on nii palju kogenud elus, et nad teavad, mis neile meeldib lugeda, nad teavad, kuidas seda võib-olla ka oma päevakavasse mahutada, kuidas tarbida just ka füüsilist kirjandust. Samal ajal, kui noortel ei ole seda kogemust, ei ole seda aega olnud, et ennast kui lugejat mõtestada ja kuidagi välja selgitada, milline lugeja sa oled ja kuidas sa oled. Ja samas ka kuidas lugemist oma päeva mahutada. Ma arvan, see suhtumine või see, kuidas sa suhtud ja kuidas teised inimesed ümber suhtuvad sellesse eriti ülinoorena, kui sa lähed kooli alles ala 7–10-aastasena või siis seal põhikoolis eriti, et kui ainus asi, mida sa seostad lugemisega, ongi see kirjand, mida sa peale sa pead kirjutama, siis ei meeldi väga. Sest et sul on ebameeldiv kogemus sellega ja lisaks kui kogu aeg räägitakse, et noored ei tarbi kultuuri, noored ei osale kultuuris, noored ei loe üldse, eriti nagu vanema generatsiooni poolt tuleb see retoorika, et noore üldse mitte midagi mitte kunagi ei tee ja üldse ei ole kultuursed, et siis mille jaoks on ju, et ma arvan, et eriti nagu noorena põhikooli ees mitte kõigile kindlasti ei mõju see, aga väga suurele osadele lastele, et kui on see negatiivne suhtumine ainult selle ümber või ka justkui kriitika asjade kohta, asjade suunas, mille suunas ei ole tegelikult kriitikat vaja, nagu jällegi need digilahendused nagu audioraamatud, e-raamatud. Väga palju on seda retoorikat ka, et kui sa lugesid seda arvutis või tahvelarvutis või kuulasid seda, siis see tegelikult ei olnud lugemine. Ja ma ütlen seda inimesi, kes väga eelistab just nagu füüsilist raamatut, on ju. Et see on teine kogemus, aga ma arvan ka, et see ei aita meid kuidagi ühiskonnaga, see ei aita meid kuidagi kultuuriga, kui me justkui ütleme, et see on nii halb, miks sa isegi loeksid niimoodi, miks sa kuulaksid audioraamatut, miks see ei ole päris lugemine. Et ma arvan, et nii palju negatiivseid erinevaid retoorikaid selle ümber on, mis võib-olla on eemale tõukavad paljude noorte ja laste jaoks. Ja ma mõtleks mitte ainult lugemine, vaid ka kultuur üldiselt on hästi palju seda hirmu ja võib-olla ka mingis mõttes asjatut kära ja kisa, et noored ei hinda kultuuri ja muidugi on alati ka tõenäosus, et mina olen lihtsalt olnud hästi oma kõlakambris ja
mul on õnnestunud sattuda kuidagi kultuursete noorte keskele, kuid ma ütleksin, et siiski tundub olevat see tendents noorte hulgas hinnata tegelikult kultuuri. Sa noorena, sa hindad head raamatut, sa hindad head muusikat, sa hindad head lavastust, head kunsti, aga lihtsalt esiteks sul ei ole seda aega, sest et eriti sellises, ma ütleks vanuses teismeeast kuni 30-ndateni, kus sa käid koolis, lähed edasi ülikooli, sealt kõrvalt tööle ja üritad ennast kõigepealt inimesena välja mõelda, siis sul ei jää palju üle seda aega, et käia teatris, lugeda raamatuid, tarbida mõttega kunsti ja kultuuri. Ja seega see paanika selles mõttes on asjatu, et kindlasti ei ole noored kultuurikauged, et pigem noortel ei ole seda aega ja seda võimalust ja võib-olla ka seda kättesaadavust tegelikult kultuuri jaoks. See on ääretult kulukas, kindlasti kultuur. Siuke natuke anekdootne näide on muidugi rahamaapiletid, aga see kehtibki nii palju laiema kultuuri kohta, et tegelikult see on arvestatavalt kättesaamatu nii mõnegi jaoks. Ja ma arvan, et osa sellest on kindlasti see, et kui me vaatame, noored on sotsiaalmeedias, siis konkreetselt scrollid nagu tundes alasemalt võib-olla tarbida veidi kvaliteetsemat kultuuri. Ongi see, et kultuur, kui selline on tehtud nii raskeks, see on keerulisem, kui see tegelikult olema peab, sellepärast et jällegi sama kokkupuude, mis noortel kultuuriga on. Esimest 2 kokkupuudet lapsena on see, et sa oled koolis ja see, et mis tuleb siis vanematelt, on ju. Vanematelt ilmselt oleneb inimesed ja ka koolis see, et sul on muusikatund, sul on kunstitund. Need on kõik hinnetega tunnid. Lugemist, joonistamist, laulmisoskust. Kõigele neile antakse hinnang. Ja ma tean, et on koole, kus võib-olla algklassides ei anta üleüldiselt hindaid. Kui ma käisin koolis, kus olid nagu esimest klassi saati muudkui hindad, et mis on ka suhteliselt suur osa koole, ma ütleksin, ma ei ole kindel statistikas. Et sulle antakse... See on väga tore su jaoks, aga mul oli 1-5 esimest klassi saati. Et selles mõttes sulle antakse ikkagi mingisuguseid hinnanguid, kuigi kunst on selline asi, mis ma arvan, et sa võid joonistada midagi ja tegelikult on ükskõik, mida see keegi teine arvab, et mis ma hindan su kunsti 1-5. Et see kokkupuude on tihti negatiivne laste jaoks, noorte jaoks, kus sa seostad seda selle koolikeskkonnaga, selle, kus sind pidevalt hinnatakse. Su oskust osaleda kultuuris hinnatakse mingi süsteemi järgi, millest sa võib-olla isegi aru ei saa. Et muidugi mingid on, sa saad mõelda, kas laps laulab mööda või mitte ja sa saad aru. Aga selles mõttes, et ma arvan, et võib-olla see kuidagi, et sa saad nüüd halva hinda ja nüüd on kõik halvasti, et mis see negatiivne kogemus on see poole, et see ei pane tahtma last osalema kultuuris. Sellepärast, et sa seostad seda sellega, et mis siis, kui mul läheb selles halvasti. Mis ilmselt on miski, mis natuke lahtub, kui sa saad suuremaks, sellepärast, et mul on praegu suhteliselt ükskõik, mis mu muusikatunni hindad olid vanusest 8, aga kindlasti nagu nooremate jaoks põhikooli alguses, algklassides see on väga oluline mõjutegur. Ja sul ongi lihtsam võtta ette telefoni konkreetselt nagu kerida neid videosid, kui üritada tegelikult ise midagi osaleda kultuuris. See on vaimselt lihtsam. Ja see on vaimselt lihtsam ja see on vähem aeganõudev, see on kättesaadav taaskord. Ja ma ütleks, kui juba rääkida koolist ja võib-olla sellest keskkonnast, kus noored kasvavad, siis see tuleb tegelikult ka õppekavas välja, kuidas tegelikult meil ei anta tingimata ju võimalust, et hinnata kultuuri. See on eriti, ma ütleks, siuke kurb praegusel tehnoloogia ajastul, kus meil on peale tulemas AI, kes on imeline selleks, et teha siis selliseid tehnilisi valemipõhiseid asju, kus sul on üks metoodika, sul on üks lõpptulemus ja see on õige ja sa saad seda vägagi kvantitatiivselt hinnata, kas tulemus oli hea, kas tulemus oli halb, kas see protsess läbiti õigesti, kas jõuti õige vastuseni. Ja sul on see tehnoloogia olemas, mis teeb sulle selle manuaalselt keerulise asja ära. Ääretult lihtsalt, ääretult kergelt, ääretult kiirelt. Aga samas, kui vaadata siis tunniplaani, kui vaadata õppekava, siis õppekava ei
peegelda seda, et tegelikult sul inimesena ei ole enam vaja teha seda valemipõhist ja tihtipeale üpris tuima tööd. Siiski õppekavad prioritiseerivad matemaatikat, prioritiseerivad loodusteadusi ja see ei ole tingimata halb, see ei ole miski, mida ei peaks õpetama noortele, kindlasti mitte. Aga kui sul on seal kõrval kord nädalas muusikat ja kunsti, siis see on veidi sihuke, tundub veidi pöörane, tundub veidi omapärane, et just see kvalitatiivne teema seal kõrval, milleks on kunsti loomine, kunsti hindamine, kultuuriga siis nagu interaktimine. See on kuidagi tagaplaanil, hoolimata sellest, et see on miski, milles ei saa sulle tulla tingimata tehnoloogia appi, kus sul ei ole üks kindel viis, kuidas jõuda ühe õige vastuseni, vaid sul on mitu erinevat viisi, kuidas tõlgendada ja kuidas luua mitut erinevat asja. Sul ei ole seda ühte kindlat teed, vaid sa võid panna suhteliselt ükskõik kuhu ajama ja see on traagiline ja see on natuke ka pöörane tegelikult, et ei keskenduta sellele, et suunata noori, et anda neile seda teadmist ellu kaasa, et just selles kultuurimaailmas navigeerida ja kultuurse inimesena elada ühiskonnas, vaid et endiselt tuubitakse pähe pigem tuimi fakte, mida saab teha meile ära masin, samal ajal kui siis jah, see kultuur, mida tingimata ei saa ära teha, see jääb kõrvale. Ja ma arvan, meie koolikeskkond mingil määral peegeldab ka seda, mis me ühiskonnas näeme. Ma ei tea, kas sa mäletan, kui me käisime sellel protestil selle vastu, et ülikoolide rahastus ja kõik see oli arutelu selle üle, et kas panna nüüd inimest maksma ülikoolis käimisest, kuigi juba need sessioonõppekohad on tasulised. Ja seal räägiti ka EKA-s, ma mäletan, keegi rääkis sellest, kuidas meil on vaja kunsti säilitada ja kuidas ilma selle rahastada, sest kunstnikuna sa ei teeni nii palju ja me näeme, et kunsti väärtustatakse palju-palju vähem, kui me väärtustame reaalaineid, kui me väärtustame asja, mis tegelikult annab sulle praktilist väärtust, rohkem kui nagu emotsionaalset, vaimset väärtust või nagu kogemust. Et see fookus tuleb suhteliselt igalt poolt, me näeme seda ülikoolide õppekavade prioritiseerimisel, me näeme seda ühiskondlikult, me näeme, kus on töökohti rohkem, me näeme, kus on võimalik osaleda rohkem. Et ja hästi tore oleks hakata kunstnikuks, aga ühiskond otseselt ei toeta seda elustiili. Selles mõttes, et kui ma otsustasin nüüd, et ma armastan maalimist, ma tahan minna maalikunstnikuks, ma elaksin vaeva ära. Kunstiga tegelemine justkui oma põhitööna, kunstiga tegelemine pikas perspektiivis või suures on risk, see on väga suur risk su majanduslikule seisule ja su nagu elustiilile. Et tea, sa võid olla edukas, võib olla, kui hästi läheb, aga sa ei ole motiveeritud kuidagi panustama sellesse, et nüüd ma lähengi kunstiga tegelema. On vähe inimesi, kes on valmis tegema selle panuse juba praktilistel põhjustel, kus sa tahad, et sul oleks söök laual. Et ja me näeme seda ka poliitiliselt, ma arvan, jällegi nüüd sõja algusega Ukrainas esimene instinkt, kuidas me teeme nii, et meie pommi alla, ja selle kohta tegingi siin õigel hetkel lahti uuesti ajalehe, mida sinagi siin algul lappasid. Just see tendents ja hinnata kuidagi, võib-olla natuke vääriti hinnata kultuuriväärtust. See on mitte ainult hariduses, vaid ka jah, siis laiemalt ühiskonnas ja just ka poliitikas, kus meil on ukse väga hästi pakilised probleemid, nagu seda on julgeolek, nagu seda on eriti siin Eestis meie armas kallis idanaaber, nagu seda on laiemalt ühiskonnas üleüldine selline konflikti äärel olek. Ja selle kõige juures on prioriteediks see, et
kaitsta inimesi, mis on kindlasti hästi oluline, kaitsta inimesi, kaitsta seda füüsilist võib-olla käegakatsutavat ja kohe niimoodi esmasel vaatlusel olulist. Aga tahapildile jääb tegelikult kultuur ja jääb kultuuri kaitsmine, jääb kultuuri väärtustamine, kultuuri alleshoidmine. Ja sellest samast räägivadki siin samas Sirbis siis rahvusvahelise kinnimälestiste nõukogu asepresident Riina Natalu ja Eesti liige siis selles samas nõukogus Liina Jänes. Kuidas tegelikult nii Ukrainas kui ka Lähis-Idas hetkel tegelikult see kultuur hävib ja prioritiseeritakse seda, et hoida alles ja kaitsta siis nii-öelda inimese argielule olulisi kohti, nagu seda on haiglad, nagu seda on tsiviilmajad, mis on loomulikult jumala eest ei ütle, et see on vale, loomulikult mitte, aga see läheb tahaplaanile see kultuuri kaitsmine, kultuurimälestiste kaitsmine, see jääb kuidagi tahaplaanile ja nagu siin ka räägitakse, siis see on ääretult hävitav tegelikult selle ühiskonna hingele, selle kogukonna hingele, kes elab läbi seda sõda, mitte ainult ei hävine sinu riik, sinu kodu, sinu kõikide su tunned, keda sa oled kunagi hinnanud, ei ole kuidagi löögi all, vaid on löögi all ka sinu kultuur, sinu ajalugu, sinu läbi sellega väärtused ja uskumused on löögi all ja seda laiemalt ei prioritiseerita tegelikult. Kui me mõtlemegi sellele sõjaabile, mis on Eestist läinud, siis see sõjaabi on olnud puht nii-öelda tsiviilne. On olnud tsiviilne ja sõjaline, aga kultuuri ei ole väga puudutatud ja sul hävivadki monumendid, sul hävivad mälestised, kunstiteosed ja see jääb tahaplaanile tegelikult. Seega kultuurisurm mitte ainult tarbija mõttes, vaid ka üpris otseselt kultuuri enda mõttes. Jaa, selles mõttes see on, ma ütleks, rohkem mõistetav kohas, kus aktiivselt käib sõda. Aga kui me räägime Eestis, siis tegelikult meil on võimalus, meil on nii palju võimalusi teha muutusi, prioritiseerida erinevaid asju, alustada seda kas või riigi tasandil. Et selles mõttes, et eriti noorte puhul, kui sa tahad, et sul oleks julgeolek, mida sa praegu ehitad ka 20 aasta pärast, ka 50 aasta pärast, siis on vaja seda, et noored tegeleksid kultuuriga. Sellepärast, et kõik need 50 aastased, kes on ülipopulaarsed praegu, 50 aasta pärast, võib-olla loodetavasti paljud on elus, aga selles mõttes, et nad kindlasti, sul on vaja, et sul tuleks uusi tulijaid, sul on vaja, et noored tegeleksid kultuuriga. Sul on vaja midagi ühiskonnas, mis motiveerib noori tegelema kultuuriga. Sellepärast, et praegu, kui sa noorena vaatad ühiskonda, sa tead, et kui sa lähed kultuuri valdkonda, jah, kui sa oled väga kiindunud mingisse alasse, mis on kultuurialane, nii kui ma olen väga kiindunud arhitektuuris, siis ma lähen arhitektuuri ütlema ilmselt, aga iga kord, kui sa teed selle valiku, sa pead kaaluma riske, sa pead kaaluma seda, et su ühiskond ei hinda sind, su naabrid ilmselt ei hinda seda, nad võtavad seal mõjutada lihtsalt terve päev. Selles mõttes, et kui me ühiskonnana seda ei väärtusta, siis ei ole nii palju motivatsiooni minna ja tegeleda kultuuriga. Jah, noortena me võime minna kogema kultuuri, me võime minna vaatama teatrisse, on ju. Aga ühiskonnas, kus me kaalume seda, et me ei maksa enam tudengite eest ülikoolidele, et me ei panusta kultuurialadesse spetsiifiliselt rahaliselt, just nagu see riigilt rahaline panused, nii rahaliselt kui ka võib-olla selle suhtumisega, kus kultuur on meie jaoks tähtis ja me tahame, et noored tegeleksid kultuuriga. Et kui me ei panusta sellest, siis see saadab otsese sõnumi, et kui sa lähed tegelema nende aladega noorena, kui sa ei ole veel edukas, on ju, sul ei ole nime taga, et sind ei väärtustata, sind ei hinnata, sul ei ole mõtet seda teha, tavaliselt soovitatakse teha ohutum otsus, minna õppima midagi, mis on praktiline, mida sa saad nagu arvestada, mis teenib sulle raha, sellepärast, et sa ei saa ilma rahata elada lihtsalt. Et see nagu motiveeritus on väga väike
ja me võime küsida, et jaa, noored on nii ebakultuursed, öelda, et nagu miks te ei tegele sellega, miks te ei tegele teisega, aga ühiskond, milles me elame, ütleb sulle, et ei, palun ära tegele sellega, ära tee nii. Jaa, kindlasti kunstid on tänapäeva ühiskonnas, kultuur on tänapäeva ühiskonnas üpris tänamatu töö ja enamasti selline õhinapõhine ettevõtmine. Ja seda on nii kuidagi raske vaadata, kui vähe tegelikult prioritiseeritakse kultuuri. Ja just selle julgeoleku poolelt meil läheb hetkel enamus suur osa riigi rahastusest ja suur osa riigi tähelepanust, ühiskonna tähelepanust läheb julgeolekule. Läheb selle alla, et olla valmis potentsiaalseks sõjaliseks konfliktiks, et olla valmis olukorraks, kus mingi muu konflikt maailmas hakkab meid kuidagi mõjutama, et olla valmis, et meil oleks hea, kvaliteetne, kindel julgeolek. Aga selle kõrval jääb siis vaheka just see kultuur ja ka kultuuri hindamine, kultuuri rahastamine ja see on ääretult traagiline, kui mõelda sellele, et nagu ka selles samas artiklis öeldakse, siis tegelikult kultuuri säilitamine, kultuuri väärtustamine ja kultuuripärandi kaitsmine ja selle läbi ka selle ühiskonna hinge kaitsmine, seda on ääretult keeruline teha keset konflikti. Seda on ääretult keeruline teha siis, kui see hetk on käes, kui sul on vaja, et su kultuur oleks kaitstud. See on miski, mida peab prioritiseerima rahuajal, mida peab prioritiseerima argipäevaselt, mitte siis, kui kriis on käes ja kui kriis on ukse taga. Mis Eesti riigi kasuks, meil on tehtud üpris head algus sellega. Meil on meie pärandid, meie taiesed on üpris hästi kataloogitud, et siis potentsiaalses konflikti olukorras esiteks teada kahjustusi, teada, kuidas kaitsta neid monumente, kus on mingisugused olulised paigad, asjad, mida on vaja kaitsta. Ja selles suhtes Eestis on üpris hästi sellega, mis kindlasti annab meile eelise, kui seda valmisolekut peaks olema vaja kunagi tulevikus. Aga just see jätkusuutlikkus jääb puudu, nagu ka sa mainisid, et seda pealekasvu ei tule. Ja oodataksegi, või eeldatakse, et see vana rasv, need vanad olijad, need inimesed, kes on tegelenud, kes on juba saavutanud midagi kultuurimaailmas, et nemad jätkavad. Aga puht inimlikult see ei ole võimalik. Ühel hetkel ühel või teisel moel, kas viskab üle või enam ei ole meiega siin maal, siis sul ei ole seda pealekasvu. Sul saabki su kultuur saabki otsa, su kultuur konkreetselt sureb välja ja see on see tendents, mida on märgata hetkel kindlasti meil siin riigis. Just see liikumine, see tulevikus ootav kultuurisurm. Jaa, selles mõttes selles kriisis justkui sa mainisid jällegi rääkisin, kuidas kriisi olukorras ei ole nii lihtne selgitada. Ma arvan, et üks suur probleem ongi see, et meil on tunne, et me elamegi kriisi järel. Meil on vahepeal võib-olla 2 minutit pausi ja siis sul on järgmine kriis, sul oli koroona, sul oli majanduskriis on ju. Sul ei ole hetke maailmas, kus sul ei toimu ühtegi kriisi. Et ma arvan, et tihti üks asi seda kasutatakse vabandusena, teiseks on see, et see on mingil määral justkui annad alla, sa lähed sinna justkui mõtlemisviisi, kus kõik millele sa peabki mõtlema on ellujäämine, sest et järgmine kriis juhtub kohe ja siis tuleb järgmine kriis. Et su esimene mõte on alati, kuidas ma jään ellu, eriti nagu ühiskonnana laiemalt on ju võib-olla märkan hommikul üles, mul on mõni teine esimene mõte, aga see on fookus, see on prioriteet. Ja ma ei näe seda kuidagi muutumas, ma ei näe, et nüüd ülehomme meil tuleb maailmarahu ja kõigil on hästi fun ja keegi ei sure kunagi ühtegi haigusesse on ju, et me elamegi põhimõtteliselt pidevas kriisis, inimesed on mingil määral alla andnud sellega, et nüüd meil oleks vaja püüelda mingi parema tuleviku poole, kus meil ei ole kriisi ja kus me saame tegelikult keskenduda kultuurile või nautida seda kultuuri. Ehk siis kuigi meile praegu tundub, et oli raske kas või majanduslikult või mis iganes, see muudatus on miski, mida sa ei saa edasi lükata sellepärast, et homme tuleb järgmine kriis.
ja see toob mind, ma ütleks tagasi ka selle vestluse võib-olla algusesse, et see kahtlemata ka põhjus, miks noored ei hinda kultuuri, ei tarbi kultuuri, ei tegele kultuuriga, ongi ka see, et me oleme väsinud tegelikult. Me oleme kasvanud üles peaaegu terve oma elu konstantses kriisis, konstantses paanikas. Olgu see siis, nagu sa mainisid, koroona või julgeolek või majanduslik kriis. Kogu aeg on mingisugune suur hirmus maailma lõpetav kriis kohe siinsamas, kohe kuklas. Ja selles olukorras sul ei jäägi üle seda energiat tegelikult, et mõelda nii võib-olla tunduvalt triviaalsetele asjadele, nagu seda on kultuur. Sa mõtled sellele, kuidas ma homme üles ärkan, mitte sellele, kuidas kultuurielu edendada seda ühest küljest ja teisest küljest ka see just, et kaob ära ka see võib-olla mõte ja see eesmärk kultuuriga tegelemisel. Seda just eriti siis julgeoleku ja ka kliimakriisi vaates, kus see mõtteviis ja see arusaam, et niikuinii meid enam kauaks ei ole, niikuinii planeet enam kauaks ei ole. See on selline dominantne mõte ja selles lootusetuses on väga raske leida põhjust, miks tegeleda kultuuriga, miks tegeleda millegagi, mis tegelikult niimoodi lühemas plaanis ei aita julgeolekuga, ei aita kliimaga. Miks tegeleda? Mis on see mõte, kui mind niikuinii homme ei ole? Ma arvan, et noortel toimub selline kaugenemine, me kaugeneme kriisidest, me kaugeneme iseennast võib-olla kriisidest, et meil on sotsiaalmeedia. Sellegi sa lihtsalt vaatad neid videos, mida on lihtne seedida, mille peale sa ei pea nagu mõtlema oli palju, on ju. Sa leiad omale mingisuguse asja, mis viib mõtted eemale ja sa ei tegele asjadega sügavuti, et sa kaugendad ennast kriisidest ja mingid kriisid on, millest me oleme kaugel, on ju. Sellepärast, et Eesti iseseisvumine ei olnud nii ammu. Mina isiklikult ei olnud elus siis veel, et see ei ole selles mõttes, see ei tundu võib-olla enam nii reaalse probleemina, mida aeg edasi läheb, on ju. Sa ei ole kogenud seda, mida tegi kultuuri allasurumine inimestele, mida tegi kultuuri allasurumine riigile, mida see kultuurid, milleni see võib viia. Et see tundub justkui nii kauge, samas me ikkagi tunneme selle mõjusid. Me tunneme nii paljude kriiside mõjusid, et ongi siuksed negatiivsed asjad, millest on võib-olla tänapäeval lihtsam ennast lihtsalt kaugendada. Meil on nii palju erinevaid asju, millega viia ennast kaugele reaalsusest ja mitte tegeleda sellega. Ja ma arvan, et see reaalsusest ja kriisidest kaugenemine ongi mingil määral see, miks sul ei ole võib-olla nii suurt tungi minna tegeleda kultuuriga ja luua kultuuri. Sul on võimalus sellest kaugeneda. Sind ei küüditatud kunagi, et see ei ole nii pakiline võib-olla noorte jaoks, et kui me räägime spetsiifiliselt rahvuslikust kultuurist ja me räägime julgeolekukultuurist, et see ei ole nii tähtis. Sul ei ole mõtet hakata tegelema sellega, ma arvan, nende kriiside mõju ei ole see paanika, et nüüd ma pean tegema midagi ja hoidma meie kultuuri, hoidma meie rahvast, vaid selle kriisi mõju on see, et sa oled tuim selle suhtes. Sest et ne on lihtsalt see maailm, kus me elame. Ja see on kindlasti oluliselt lihtsam, oluliselt võib-olla ka turvalisem, just vaimselt. Hoida ennast kaugele nendest kriisidest, hoida ennast kaugele sellest ausalt öeldes kohutavast maailma olukorrast hetkel ja tõsiasi on see, et kultuuriga, kunstiga suhtlemine ja selle loomine, selle tarbimine, see nõuab mõtlemist ja üldiselt mõtlemist just sellele, mis on aktuaalne, just sellele halvale maailmas. Enamus kunsti õnneks või kahjuks on ühiskondlik kommentaar ja sul ei ole seda jaksu, sul ei ole seda energiat ja sul ei ole seda ka võib-olla su kaine mõistus ütleb, et mitte tarbida seda, mis on ebameeldiv, mis on raske, mis on füüsiliselt võib-olla teebki rohkem halba kui head. Ehk et kultuuri.
sa ei taha, sul ei ole vaja ja sa jumala eest ei jaksa tarbida seda. Sa ei jaksa mõelda, sa ei jaksa keskenduda. Ja ma arvan, et see on selline kultuurisurm või kui me sellest räägime, see kadu saabki toimuda ainult mingi miljoni asja koosmõjul. Et ma arvan, et see on naturaalne inimesena olla nagu tõmmatud kunsti poole, tahta näha kunsti. Jällegi, me oleme vist rääkinud koopiamaalingutest ja sellest onju, et see on naturaalne liikuda kunsti suunas, väljendada ennast. Ja nüüd kunst on meie jaoks kaugem, eraldame ennast asjadest, mitte ainult kunstist, vaid justkui see eraldumine, mis toimub, saabki toimuda nende kõigi 10 eri asja mõjul. Tõsi. Kuule, siin on just täna, just praegu näitus, Mirrit. Ma arvan, me peame midagi ette võtma. Me peame tarbima kultuuri ja kas või ise oma kätega paneme lõppu sellele kultuurisurmale. Lähme.